Teie ees on Messi Express. Saate toob teieni Kuulbet. Tere tulemast! Tere! Nii agressiivne täna. Ja sellepärast, et ma olen juba närvis, kuigi me alles alustame. Ja päev on alles hommikus. Õnneks. Vabandust. Võib-olla siit ei tundu, et on hommik, aga on. Jaa, me oleme täna Janellega siukses restoranis nagu Osteria Il Gru. See asub vanalinnas. Tegelikult, kus juures see on suht märkamatu, kui sa kõnnid tänava peal? Ma ei tea, võib-olla, ma ei ole ka varem tähele pannud. No ühesõnaga, kui te tulete Viru väravate poolt vanalinna poole, siis näete vasakut kätt akendel on suurelt kirjas Osteria Il Gru ja see on Itaalia restoran. Kes on Masterchefi näinud, siis teab, et see Ivar, kes võitis ühe isigas hooaja, on siin peakokk, nii et... Kas ta on siiani või? Kas ta on confirmed? I mean, ta kokaraamat on siin leti peal. On või? Nii et ma eeldan, et see on confirmed. Anyways, me oleme Janjuga siin täna ja me peame steitima, et me oleme nagu... Teises saalis. Ja me oleme, mis siis iganes nagu private üritusteks ilmselt saab seda bookida. Et me ei ole selles dining areas. Jah, et see päris... Põhisaalis ei ole ühesõnaga. Jah. Issand niimoodi, siuke ruuki tunne on, me pole nagu nii ammu teinud episoodi. Ja me pole koos hänginud ka väga palju. Ei olegi, sest et... Reunited, ja sest et viimane kord, kui me Peppiga vist kokku saime, oligi, kui me tegime seda MyFiti episoodi, siis tegelikult see oli kohe peale seda, kui ma olin terveks saanud ja see oli ka nagu nii kiiresti tehtud, et me pidime selle episoodi juba tegelikult ammu filmima, aga... Ja, sest et Eeva nii väga tahtis tulla meile saatesse. Ja. Ei, tegelikult ta on väga huvitav persoon, kes on kuulanud episoodi, siis kindlasti teavad ise ka. Ja kes ei ole, see läheb kuulab. Ja, sest ta on tõesti palju teinud. Ja kui te googlete teda, siis te leiate veel huvitav postitusi. Anyways, miks me oleme näinud on see, et ma käisin siin vahepeal reisil. Ma käisin Londonis, kes ei follow mind. Igastahes, ma ei tea, London on väga huvitav. Ja neil läheb nii korda see, et teda ei followt. Teda häirib. Ja mul on reaalselt mingi nii palju vähem follower'e kui Pepil, nii et... Also keegi ostis. Eelmine aasta, kui ma käisin Hispaanias, siis keegi ostis mulle mingi 2000 followeri. Niimoodi, et ma pidin juba fucking konto panema private'i peale ja kustutama neid requeste lihtsalt, sest keegi ostis mulle 2000 followeri. Täiesti lambist hakkas telefonis piuksuma. Ma mõtlesin, mis asja vaata. Ma reisil ka samal ajal ja keegi ostis mulle followeri. Võib-olla keegi nägi, et... See on väga huvitav kingitus, aga... Ma ei tea kellelt. Vau. Mul ei ole kommentaare. Sama, ma olin ka ja siis ma olin lihtsalt full panic, aga õnneks sain konto panna kinni nii kauaks ja siis neid 200 kaupa kustutada. Igastahes ma käisin Londonis. Kes ei ole üldse varem Londonis käinud, siis ma kindlasti soovitan minna, eriti nagu täpselt siuke kevade lõpu poole, siuke aprill-mai, sest et kui mina nüüd käisin, siis oli nagu ülimalt soe, 20 kraadi, seal on nagu kõik nii ilus, roheline, nagu võrreldes see, mis meil siin Eestis on, kõik puud on veel raagus, et ei ole neid normaalselt lehti. Et selles mõttes seal oli täitsa siuke suvetunne juba. Ilmselgelt, kui sa lähed Londonisse, sa pead klubides käima, eriti tüdrukud, sest et Londonis kogu see nii-öelda see peomaailm töötab täiesti teistmoodi kui meil siin. Et Londonis on olemas siis promootorid, kes igal klubil on oma promootor põhimõtteliselt, kes põhimõtteliselt võtab tüdrukuid sinna lauda ja siis nad põhimõtteliselt nagu promovad seda klubi. Ma ei tea, kuidas see täpselt toimib või mis selle point on, aga põhimõtteliselt siis on nagu jääb siuke efekt, et klubi on hästi täis. Et pidevalt käivad seal inimesed ja siis nagu ja põhimõtteliselt mehed nendesse klubidesse saavad ainult niimoodi sisse, et nad peavad endal laua ostma. Siis vaeseid seal ei ole. Ja siis, kus rikast meest tahad, siis minna Londoni klubisse. Aga igastahes Londonis on siuke klubi nagu The Box, kes on vaadanud Alex Early TikTokis, siis tema lemmikklubi muideks. Ja seda on ka New Yorgis ja siis on ka Londonis, et ongi ainult 2 tükki terves maailmas. Ja kuna Londonis oli mineks ja ma olin nagu mingi, mida fuck, et mis The Box, nagu ma tahan ka teada, mis seal toimub siis me otsisime promootori samamoodi, ega sinna muud moodi väga sisse ei saa. Kuidas sa leiad selle? Lihtsalt Instagramis. Sildiga? Ei, sa lihtsalt Instagramis põhimõtteliselt nagu otsid. Aga kuidas sa otsid?
lihtsalt panedki ju London promootor otsingusse ja sul tuleb nagu mingi list ette. Okei, siis sa lähen nagu erinevate klubide jaa, või siis näiteks sõbranna, kellega ma läksin, tema oli elanud kunagi Inglismaal ja ta juba teadis mingid promootoreid, eks meil oli natuke lihtsam. Aga jaa, siis ilma promootorit on suht võimatu sinna sisse saada, sest see järjekord, me läksime 4 päeva õhtul ja see järjekord oli nagu tohu jääpik nagu. Ja me vist seisime nagu pool tunni kindlasti seal ja meid see promootor nagu lasi ettepoole järjekorras. Et põhimõtteliselt, et kogu laud saaks samal ajal sisse. Kas te pidi minema siis koos nagu nende meestega või? Ei, nagu otseselt mitte. Okay. Lihtsalt... Ma mõtlesin nagu kogu laud, eks siis nagu... Sa ei pea olema, sa ei ole kohustatud seal olema, sa ei pea üldse minema sinna lauda, kui sa ei taha. Okei, sa lihtsalt oled nagu seotud justkui selle lauaga, et sa saaks sisse. Jah. Ja siis see klubi, ta on siuke nagu veits siuke... Ma ei tea, ma ei oska millagiga võrrelda seda klubi, meil ei ole Eestis siukest ja ma ei ole varem käinud sellises. Et ta oli siuke veits vana stiilis, seal olid siuksed punased kaardinad, siuke väike teatrilava nagu. Ja siuksed pisikesed nagu lauakesed, siuke väga natuke Itaalia stiilis mulle nagu endal tundus. Ja siis põhimõtteliselt läksime klubisse, siis seal on laua peal alkoholi, need promootorid teevad sulle terve õhtu jooke tasuta. Põhimõtteliselt sa ei maksa mitte millegi eest. Ja siis kell sai vist mingi 2 ja siis hakkasid tuled käima, kõik sinna lavale tuli üks siis naine, kes hakkas laulma ja siis hakkavad seal erinevad nii-öelda show'd ja need show'd ei ole üldse tavapärased, need on nagu ma ei tea, kuidas ilusti öelda, need on nagu väga seksuaalsed, kinda rõvedad, seal on nagu sitaga mängimist, seal on no ma ei tea, ma ei saa vist seda nagu kuidagi niimoodi öelda, et see meie video nagu maha ei võeta. Igastahes nagu see on üks kõige haigemaid asju, mis ma oma elus vist näinud olen. Ma nagu ei oska mitte millegiga võrrelda. Nagu palun nagu kirjelda. Okei, ma just kõige rõvedamat ei saa kindlasti rääkida, aga ma räägin sellest näiteks viimasest. Viimane akt oli siuke, et ma ei tea, olete näinud, et osad inimesed nagu ripuvad patsiga nagu selle nööri küljes, vaata, neil on mingi grunn ja siis nad panevad ennast hukka, peavad mingi kuradi nööri külges ja ripsed ripub. Põhimõtteliselt naljas oli see naine, kes rippus, oli ihualasti ja lihtsalt pöörles sellega jalatarkis. Nagu mitte midagi seljas ei olnud. Miks sa või rääkida sellest, mis sa kirjutasid meie grupi chati? Ei saa sellest rääkida, see on nagu natuke liiga rets. Nagu. Okay. See on nagu liiga, ma kardan, et see on natuke too much osad inimeste jaoks. Ja... Igastahes kõik need actid on paljad enamasti väga seksuaalsed ja ma ütleks, et kui sa ei ole väga avatud inimene, siis ära mine sinna, sest et võib-olla see on sinu üks traumeeriv, sest näiteks ma kujutan ette, mingi heteromees saaks seal kindlalt trauma. Ja üks kutt vist hakkas mulle rääkima seal, küsis, et kas see on mu esimene kord siin, sest oli mingi tavai, et you're in for a ride nagu. Aga ei... väga äge oli nagu ausalt öeldes. Mulle nagu, see oli midagi uut, selles mõttes, et Eestis ei saa siukest asja. Ja kui teid huvitab ennast The Box Experience, siis... Ja seal ei tohi filmida. Seal on nagu igal pool turvad, kes kontrollivad, et mitte ükski inimene ei võta oma telefoni välja samal ajal, kui need etendused siis nii-öelda käivad, et see põhimõtteliselt kõik oleks siis siuke väga secret ja siuke, et keegi tavainimene põhimõtteliselt ei näe seda. Aga see on enamus kohtades niimoodi, vaata, kui sa lähed kuskile, ma ei tea, no Berliinis ka klubides, vaata. Ja, on. Ja mis asja, kes ütles mulle, et seal, mis see klubi on seal? Berghain või? Ei, KitKat? Tallinnas. Hall. Jaa, et seal... mis ma hakkasin teha, ütlema praegu, aga seal hallis on ka, peab olema nagu kinni teibitud see asi. No jah. Inimesed mitte viga, ärge filmige, siis nautige video. Ja ei, seal pannakse kleepsud telefoni peale. Aga põhimõtteliselt London on üks äge experience ja seal on väga palju siukseid exclusive klubisi, kuhu kindlasti minna. Vist käisime iga õhtu väljas, nagu iga õhtu. Ja see ei olnud üldse su reisi eesmärk, vabandust väga. Ei olnud muidugi. Aga nagu ta läks sinna koolitusele, eks? Ma läksin koolitusele, aga ma läksin all-inni ka nagu. Ja Anja läks all-inni, aga esiteks ta läks koolitusele, Anja, sa läksid päev varem sinna. Läksin 2 päeva varem sinna. Ja siis sa läksid õhtu välja ja mul teeks küsimus nagu,
vend läks ennast koolitama, vend läks harima ennast siin, ta peaks olema hommikul fresh as a Daisy. Reaalselt, ma ei tea, ma oskan võrdlust tuua, on ja kuidas pead olema fresh hommikul ja saad kuskil klubis ja siis ta ütleb, et ta on nii sodi ja saadab mingi pilte. Aga see The Boxi õhtu, siis oli mul järgpäev vaba. Siis ma ei läinud, aga siis, kui me käisime reede õhtul väljas ja mul laupäeval oli kolt, siis ma jõin ühe joogi. Okay. Ja selles mõttes nagu ma suudan olla niisama ka lihtsalt, et kui ma juba lähen kuhugi, siis ma võtan nagu kõigest viimast. Ja muidugi pühapäeva õhtul ma läksin näest all-in jälle, kui kõik oli läbi. Selles mõttes ma täiega soovitan Londonisse minna, seal on suhteliselt kallis, aga mitte nii kallis. Tead, mulle sõbranna õde ostis korteri endale siia Londonisse. Oh, dream. No jah, ma ei tea, kas see on dream, aga lihtsalt kui sa oled harjunud mingisuguste standardite, no kuidas ma ütlen, me elame siin Eestis on ju, meil on päris hea nagu, sa ei kuule just tihti, et kuskil, ma ei tea, hiired või rotid sul korteris jooksevad, söövad toitu või jooksevad sul voodisse, mis iganes. Ja. Aga siukestes suurtes linnades on, no kuna elamine on väga kallis, siis sul kuskilt jookseb piir ette on, eks sa pead leppima mingisuguste elamistingimustega ja noh, ütleme nii, et tal oligi nagu see hiirte jama ja siis lõpuks lihtsalt ütles, et ta on nõus ükski mida tegema, et endale korter osta. Aga vaata, vist Londonis on tegelikult need majad suht vanad ka. Enamus. Ja no kesklinnas ongi. Kui sa tahad kesklinnas elada, siis on ikka päris rets. Siis ma täitsa saan aru. Et kui sa tahad kuskil uuemasse majja, siis sa pead natuke linnast eemale vaatama, aga noh, selles suhtes, et see on nii suur linn, et vaat ei ole kesklinnas sul võib ka olla asjad mitme kilomeetri kaugusel üksteisest. Ei muidugi, selles suhtes. Et jah, aga noh, see on kindlasti kuskil, ma ei tea, Pariisis või noh, kuskil nagu suuremas linnas on veel nagu kindlasti sama probleem, nii et see ei ole ainult Londoni viga. Muideks mu sõbranna rääkis, et kui tema elas Inglismaal, siis elas Inglismaal, siis sellest boxis, kuna käisines Justin Bieber ja ta tahtis too õhtu sinna sisse saada, aga ei saanud. Nii et kõige lihtsam on näha nendes klubides kuulsuseid ka. Täiesti nagu mitte midagi. Vist siis, kui ma käisin 3 aastat tagasi, siis oli ka nagu kuulsamad inimesed seal klubis. Nii et kui te tahate kedagi spottida, siis ma kindlasti soovitan minna tükastesse exclusive klubidesse ja te kindlasti nagu näete kedagi seal, keda te niisama tänaval võib-olla ei näe. Ja kui te ei näe, siis kirjutage Anellale, et ta valetas teile. Muideks The Usher käis 1 nädal enne seal The Boxis, enne meid. Nii et ma ei valeta. Võite TikTokist vaadata. Aga keda sina nägid siis? Mina ei näinud muideks kedagi, ma ei nii purjus. Mina ei näinud, aga ma nägin tänava peal. Aga igastest, tegelikult me ei tulnud minu Londoni experience'ist. Me ei tulnud Janju jah, Londoni experience'ist rääkima. Me tulime tegelikult täna siia üldse teist asja rääkima. Suht sarnastel teemadel. Peod, festivalid, reisimine. Ja sellepärast, et eelmine aasta, kui me tegime selle episoodi Ketriini ja Janjuga, siis see kuidagi oli väga pop ja me saime väga palju tagasi, siis me mõtlesime, et okei, et võib-olla me peaksime ka see aasta tegema seda, sest et suvi on tulekul. Kõik huvitab, kes hakkab mida tegema. Ja võib-olla kui kellelgi ei ole veel plaane, siis nüüd on nagu aeg teha neid plaane, sellepärast, et mul just oli eelmine nädal sõpradega kirjutasime, et okei, et kas me saaksime palun juuli alla viimane nädalavahetus kokku saada 8 päevaks. Ja ma mõtlesin, fuck küll, vaata, nagu kust ma tean, mis ma teen juuli viimane nädalavahetus. Aga sa ei saa, nagu kui sul on grupis, meid on seal 8 inimest, sa ei saagi teistmoodi kokku. Ei, muidugi ei saa. Peadki poole aasta pärast. Sest sa pead nagu endale nagu kalendrisse panema, et sa nagu tead, et okei, see päev ma lähen kindlasti sinna. Aga minu arust suvel on nagu kõigega niimoodi. Siis tegelikult kõik need festivalid ja peod ju tegelikult announce'itakse nagu suht vara nagu millal sa rääkisid, siis kui me filmisime, et et jaani tule nagu mingid jaanipäeva on juba väljas. Just.
no okei, no jaanipäev on nagu fix kuupäev iga aasta samal ajal. Jaa, aga nagu selles mõttes inimesed võtavad ju puhkuseid nendeks aegadeks ja puhkused peab suht nagu varakult ära ütlema. Et selles suhtes nagu ei ole see üldse imelik, ma arvan, et aga mis meie see aasta teeme? Noh, Pepi. Jaa, mis me teeme see aasta? mis me teeme? Aga meil pole endalgi plaan. Tegelikult nagu, ma ütlen, et meil on nagu plaanid, aga meil pole veel nagu täiesti siuke, et meil on nagu kondikava, aga meil ei ole veel. Kondikava või? Mis no, sõna? Nagu, noh, kuidas eesti keeles väga ilus sõna, kondikava. Okei. Eesti keeles väga ilus sõna, kondikava. Et meil nagu mingid plaanid on, mis me oleme kalendrisse pannud ja mida me sihime. Okei, räägi veel pikemalt lause. No, meil on... no vabandust, võta välja siis, mul ei ole kalendrit. What the frick? Okei, aga räägime siis veel juunis teeme. Peppil on kõik Google. Mul kuldkalamälu. Tal on reaalselt Google kalendris kõik iga päev tärkab üles ja vaatab, mis tal seal on. Ei, õhtul vaatab, mis homme on. Ja kui tal see kuradi Google account peaks ära kustuma, ma ei tea, sul on vist maailma lõpp ka. Ma ei tea, mulle meeldib lihtsalt ja mis mu arust on kõige toredam see, kui sõpradega koos saate jagada seda ja siis ma käid stalkimas. Siis ma käin stalkimas. Ma muideks vahepeal käin. Esiteks ma stalgin nagu kus asukohas keegi on, siis kui ma vaatan, et keegi on kuskil võõras asukohas. Ja siis ma olen vaatan ta kalendrit. Ja siis ma olen kalendrisse vaatan, kurat küll, mis tal on. Muideks ma teen ka aasta vahepeal, kui mul on üliigav kodus, ma nagu, mis keegi teeb? Ja nagu esiteks, no vahest on see, et vaata, kirjutad on ja siis sul ei vastata. Siis sa nagu nii, mis sa teed? Miks sa ei vasta mulle? Ja vaatad ja kontrollid ja nagu tõesti, mul on Find My's on ja on põhimõtteliselt kõik mu tähtsad sõbrad. Kõigil on AirTagid. Kellega ma kõigil on kokku puutun on ja nende kõik location on olemas, nii ma näen, kus kohas nad on. Kõik kalendrid küll ei jaga, ma ei tea miks, aga nagu vahest ma saan seda ka kontrollida on ja see tõesti, see annab nagu ja ülevaate. Tead, see annab nagu mingi meelerahu, et kui ma vaatan, et okei. Kõigiga on hästi. Ja et kui ma vaatan, et Janelle ei vasta mulle millegi pärast, okei, tal on ripsmed on ja siis kirjutan Ketriini vasta, tal on koosolek või mis iganes. See on, ma ei tea, tehke seda, kes ei ole teinud. Ja ei, selles mõttes küll. Aga põhimõtteliselt juunis esimene plaan on veel vist reisile minna. Jah? Ei, sul on esimene plaan grillfest. Pepi ei tea, mis see on grillfest. Ja Nella läheb grillfestile ja ma küsisin, mis asi see on. Ja Janja ütles, et ei, see on lihtsalt kõik tuleb kokku ja grillivad. Jaa, aga seal on nagu erinevad firmad, nagu kes pakuvad nagu mingit grilli. No põhimõtteliselt üks, tahaks öelda joomafest. Nagu kõige lihtsamad, aga ma ei tea, kui ma olin väike ja ma elasin Pärnus, siis nagu ma ikka olen nagu käinud seal ja ma käisin eelmine aasta ka. Ma ei tea, väga tore oli nagu, sest ülisoe on, kellele meeldib mingit liha süüa, head liha, nagu mitte mingi ise tehtud kuskil võiks, ma ei tea, kõrvetada oma liha ära ja mingi väga kuivan, aga seal on nagu päriselt hästi tehtud ja seal on nagu, see on isegi võistlus, et kes vist teeb parema. Ma vist isegi olen kuulnud seda grillimisvõistluse asja. Aga ma ise ei ole kunagi sattunud. Ei, see on tegelikult täiega fun nagu selles suhtes. Ja see on vist juuni esimene nädalavahetus Pärnus. Jaa. Et selles mõttes, kui on ilus ilm, siis on vapsi nagu üli nice. Mul on endal plaanis juuni esimene nädala Padelivõistlus. Ei ole või? Fuck pade. Ei ole. Ma lähen lennupäevadele Tartusse, nii et kes on lennusuvilised, siis... No mis seal tehakse või mis see? Aha, ei ole kunagi käinud! Ei. Kuidas sa ei tea, mis see on? No lennupäevad on siis... Need on seal Eesti Lennundusmuuseumis erinevad, seal on mingi airshow on ja tulevad kas mingi õhuvägi või mingi trikilendurid asjad. Et sul on nagu õhushow, siis sul on maa peal saad näha, et tavaliselt tuleb siis õhuväega mingisugused lennukid on ja vahest tuuakse mingid muid sõjatehnikat ka sinna, siis sa näed neid lennukeid, mis seal muuseumis niikuinii on. Okei, põhimõtteliselt, kas sul peab nagu lennukid meeldima, et sul oleks nagu põnev seal või? No
jah? ma ei, nojah, see on eeldus. Okay. ma ei tea, taimetoidlane ka ei lähe grillifestivalile. Ei, aga seal on taimetoidlastel, aga... No ma ütleks niimoodi, et kui isegi kui sa ei ole lennundushuviline ja sa ei tea midagi sellest, siis sa lähed sinna, ma arvan, pärast seda sul tekib nagu huvi lennunduse vastu. Okei. Ehk seda ma soovitan ka, see on 2 päeva samamoodi. Mind see maha ei müünud, aga... Ja Nell on ühesõnaga Pärnus ja ma olen Tartus, nii et tulge otsige ülesse. Aga me lähme juunis veel reisile, me lähme Partsasse. Ja ma muideks me läheme kohe järgmine nädalavahetus nagu sellest. Ja. Lähme tõesti. Me lähme kohe siis Partsasse, me oleme seal, me lähme sinna ka festivali. No ühesõnaga, see oli niimoodi, et mina olin ostnud Barcelonasse piletid, on ja. Sest et lihtsalt ma nägin nagu head pakkumist ja ma tegelikult üldse ei tahtnud ostada ja kogemata ma panin confirmed ja siis nagu see on nii nagu käes sees, see on nii käes see, et nagu, ja klõps on ja siis see on juba confirmed ja siis sa on nagu mingi fuck it, eks. Aga siis tuleb välja, et seal on mingi festar või mingi üritus on ja mina üldse seda ei sihtinud, nagu ma võtsin täiesti suvalt need kuupäevad ja siis Janella teatab mulle, et seal on mingisugune üritus, festival, megatähtis, suur, kes iganes esinevad, saada mulle need listid on ja ma ei tunne mitte kedagi, kes seal esineb. Mul nagu täiesti see pole mitte mingisugust haipi on ja, aga siis ma talle ütlen, et vau, äge on ja siis ta ütleb, et nii, okei, me lähme, vahet ei ole, ma ostan piletid, ostame sinna festaril piletid. Isegi ma ei ostnud enne lennupiletit, esimesena ma ostsin nagu mingi peopileti, mis maksin mingi sott konkreetselt, siis me muidugi saime need kõige viimase final release'i kõige kallimad piletid. See oli 9 päevaks ka ainult ju? Jaa, see on ainult 1 õhtu. Aga selles mõttes nagu... Sellega on veits seega, et Peppi võib-olla tõesti ei tea neid esinejaid, aga see muusika sulle ikka meeldib, see on siuke nagu hea house, aga see ei ole siuke house, mis ühed vennad siin lasevad, aga see on siuke väga upbeat ja väga current ja ma ei tea, ma tänk ka ausalt öeldes, et Peppi ostis need piletid nagu laupäevale, mis on suhteliselt nagu eelviimane päev sellel kogul festivalidest, et kui ma oleks ostnud selle nädal alguses, siis mul oleks nii haige FOMO olnud kõigest. Ma oleks tahtnud igale peole minna ja ma oleks seda reisi üldse saanud nautida. Sest kui keegi teab mind, siis ma olen siuke vend, et okei, kui sa annad mulle midagi samas riigis kohe kätte, siis miks ma ei peaks sinna minema? See on nagu kunagi oli weekend-festival, et kui ma elan Pärnus, mul tuleb nagu reaalselt mingi maailma kuulsad inimesed kokku ja mis mõttes ma ei lähe? Kurat, mina ei käinud kunagi weekendil. Aga ma saan aru, et sa käisid Pärnus. Mul tuuakse nagu nii suur nagu festival, mida prolli Eestis mitte kunagi ei juhtu enam, mida ei olegi siiamaani juhtunud, siis ma nagu ei näe nagu pointi see 100 eurot, nagu, mis oligi vist 100 eurot aeg, et nagu miks ma ei peaks. Kusjuures see on nagu minust väga fair, nagu, et nagu kogeda midagi omas riigis. Jah, seda küll. Ma mäletan Weekend, see, kes see laulja on see Weekend. Temaga oli niimoodi, et ta tuli Eestisse on ja mul nagu... Sa ei käinud või? Ei, no ta ei paku mulle nagu pinget. Mulle ka mitte, ma ei teanud ühtegi laula, aga ma ikka läksin. No võt, ta nagu ei paku pinget mulle, siis ma ei tunne mingit FOMO ka, et no hullult tahaks näha teda on ja... Aga et kuna me läksime Milanosse ja ta esines seal samal ajal, siis oli, et okei, nagu sinna me lähme on ja see oli üldse üllatus nagu kellelegi teisele, aga ei kerit. Ei, muidugi ilmselgelt, kui sa lähed kuskile, siis tahaks ju, et oleks mingi programm peab nii sul olemas, ma ei lähe niisama sinna chillima. Iga päev rannas käin lihtsalt. Ja mingi lakke vaatama on ja, et ikka on tore, kui sul on mingisugune programm, aga ühesõnaga mul siiamaani pole nagu näeme, kuhu peole me lähme, mis üritus see on, kes seal esineb. Mina olen õhtujuht. Aga jah, et kuna Janella pushis ütles, et see on hea ja peab minema, siis sinna me lähme. Ma ei tea, kas me ütlesime, kuhu me lähme või? Ma ei oska öelda, seda selles ma ei saa. Barcelonasse lähme. Aga see pidu nagu see, kes esineb. Eastern Dubs on selle DJ nimi. Tal on põhimõtteliselt praegu... See on DJ või? Jaa, ta on DJ lihtsalt. Ma mõtlesin, et nagu artistika. Nagu tal on laula muidugi, aga ta praegu vist teebki üle Euroopa või üle maailma tuuri. Et see on üks nagu sellest tuuri osast. Okei, no ühesõnaga, me lähme siis sinna ja siis loodame Will report back, kuidas oli.
ja me täiega loodame, et me filmime äkki, aga ma ei usu, et me filmime Parssas. Me ei suuda seda paska kaasa võtta. Kuigi oleks äge. Ja no see ikkagi equipment on liiga palju, aga me kindlasti me teeme mingi TikTok äkki. Ja teeme enda Instagramist mingisugust ülevaadet sealt. Aga kui me tuleme tagasi, siis on jaanid... Ühesõnaga plaanid on lahtised veel. Ja nagu midagi ei ole 100% kivisse raiutud. Ja, aga ma arvan, see on siuke asi ka, kus sa oled nagu sõpradega niisama... Või nagu peaasjad oled sõpradega koos ja et sul on tore aeg, mitte see, et ilmtingimata keegi peab kuskil esinema ja sa pead... Ei, tegelikult me lähme Pühajärvele see aasta roosad patsid peas. Igal juhul, mis siis edasi tuleb veel suvel? Mina lähen üliõpilaste suvemängudele. No muidugi see on juuni lõpus, see on pärast jaanipäeva. Sa lihtsalt hakkad iga nädalavahetus jooma raskelt või? Ei, kes ütles ma joon? Ma lähen sinna sporti tegema. Seal tehakse sport. Ja ma tean, aga ma tean, et seal juuakse ka väga hevilt. Veel juua, kus juures just rääkisin ühe sõbraga, et kas ta tuleb ka, just ütles, et ta ei suuda, et ta ei jaksa niimoodi 3 päeva on ja siis ma ütlesin, mis asja, et nagu see ei ole üldse, see ei pea seal jooma või nagu see ei ole üldse see koht minu arust. Kus juua või? Ei Pepe ment lihtsalt, kui te näete teda seal, siis ta on nagu mingi, miks te joote siin, ma tulime sporti tegema. Ei, ma ei ole nagu, ma ei ole mingi kuivik ega midagi, aga nagu minu jaoks on oluline see, et me saaksime esikohad. Ei ta kogu tiim lihtsalt läbi piitsutatud seal. Ei, mu jaoks ei ole esikoht, ei ole ka oluline. Poodium. Mu jaoks ei ole esikoht ka oluline, aga nagu, mis on oluline on minu arust see, et sa nagu võtaksid osa nendest, seal on nii palju alasi, kõigile leidu midagi on ja nagu mine kas või suppordima või mine mängi kabeteks. Et kõigile leidu midagi, aga vähemalt see, et sa saad nagu mingi activity teha. Mu arust siis on juba sul see, et sul on mingi rewarding tunne, et sa oled midagi ära teinud ja see, et sa saad sõpradega koos olla, nagu see on minu kõige olulisem. Seepärast, mina on juba lõpetanud, on ja... See on juba mingi vana mutt käib üliõpilast. Ja ma iga kord mõtlen, et täitsa lõpet, et ma ei peaks nagu enam minema, just, et ma olen lõpetanud. Mis iganes... Ja kuidas sa saad sinna siis minna, kui sa oled lõpetanud? Kõik ülistused saavad minna. Kui sa oled ülikooli lõpetanud, sa saad minna, kui sa käid ülikoolis, kui sa oled just sisse... Kunagi oli see ka, et kui sa oled sisse astumas, siis sa saad ka. Aga mul tunne, et kuna see on... Kas sa pead olema, see tiim peab olema ühest koolist või? Ja sa pead, aga kuna neid pileteid on lihtsalt nii limiteeritud, need müüakse iga kord välja nagu mingi paari minutiga, siis vist sisse astuvad enam ei saa. Nii et ärge seda nagu võtke tõsiselt. Aga jah, kuna teised minu nagu kursakad, kellega ma koos olin või kes samal ajal ülikoolis käisid kui mina teistes koolides, nad ikka lähevad, siis on nagu see, et davai, et me tuleme aastas nagu suvel ja talvel tuleme ühe korra kokku on ja et siis see on nagu see hetk, kus sa saad need 3 päeva võtta ja olla nende inimestega. Kaua sa veel seal käia kavatsed? Ma ei tea, nii kaua kuni nagu sa tahad, ma ju lähen enda kursakate pärast sinna kui nemad ei läheks, siis ma samamoodi ei läheks. Aga kui sa käid seal, siis sa ikka näed, kuidas on juba siukseid inimesi, kes on lõpetanud, ma ei tea, kui ammu, on selliseid, kes, ma ei tea, on magistris. Aga kus need toimuvad üldse? Need toimuvad Käärikul alati. Et jah, ma soovitan seda nagu kindlasti ja seal on väga pullselskond ja seal toimub väga palju, nii et... Mulle meeldib, et siit on nagu nii hästi aru saada, kui erinevad inimesed me tegelikult Peppega oleme. Peppe on nagu mingi, ma olen sporti tegema, mina mõtleks, ma olen jooma nagu sõpradega 3 päeva. Aga nagu niisugused inimesed on ka seal. Ja need, nagu sellised on ka, kes lihtsalt istuvad, võtavad päikest ja ma ei tea, joovad oma longerot päev läbi. Nagu selliseid on ka. Nagu ma kujutaks ennast. Seal on mega mõnus tegelikult, oled seal järve ääres, pead oma pikniku, käid ujumas. Ei no... Kõigile leidub midagi. Ma arvan, ja Nellel oleks ka tegelikult seda aega. Sest see on nii palju rahvast. Jaa, aga ma ei tunne oma koolist mitte ühtegi inimest. Vaat see on teine asi. Seda ma olen kuulnud üli palju ka, kas juures, kui ma olen surunud osas inimesi kaasa tulema. Et seal on väga fun ja sõpradega koos ja mis iganes. Aga ma ei oska... Või mul on nagu väga raske ette kujutada seda, et
kuna ma tunnen kõiki, kes käis minu kursusel, kes käis minu lennus, on ju, sest et meid on ainult mingi käpu täis, siis mul on väga raske ette kujutada seda, et ma käin kuskil kursusel, kus ma tunnen ainult, ma ei tea, 2 inimest on ja... No vaata, ma käisin COVID ajal täpselt koolis. No ma käisin ka COVID ajal koolis, aga lihtsalt see, meid on nagu nii palju vähem. Jaa, meid on probabli sama palju, kui kas te käisite üldse reaalselt koha peal või? Jaa, käisime ikka. No ma ei käinud. Mingi 2 kuud esimesel aastal käisime ja 2 kuud teisel aastal käisime. No ma käisin nagu ülimalt vähe. Plus meid oli nagu mingi terve kuradi lennu peal on mingi 100 inimest. No meil on ilmselt terves koolis nagu 100 inimest. No vot, see ongi veits keeruline. Aga kindlasti see on nagu võimalus jällegi, kui on need inimesed, kes vaatavad seda situatsiooni kui klaas pool täis, siis nad võtavad sellest üritusest nagu selle võimaluse, et sa saadki siis tuttavaks enda kursakatega ja saad sõpru teha. Võib-olla. Pole minu Anyways, pärast, mis veel juulis on meil? Siis on Island Sound, kuhu me tahame minna. Kindlalt läheme. Ma olen rääkinud sellest nagu reaalselt mingi 3-4 aastat, et ma tahan minna. Iga aasta on see fucking beach grind enne seda ja siis ma olen otsustanud alati sinna minna, sest et nagu ilmselgelt ma olin nagu 4 aastat tagasi või 3 aastat tagasi on niisugune tatikas veel. Aga kas me ei lähe beach grindile see aasta või? Ei. Kas me Pärnusse üldse lähme see aasta või? Lähme. Okay. No, grillfest. Ei, ma arvan, et ikka me jõuame minna ikka, aga selles suhtes, et beach grindile me ei lähe, sest et need on nagu beach grind on 1 nädalavahetus, siis järgmine nädalavahetus on Island Sound ja ma kujutan ette, et me täpselt, et ma arvan, et see läheks too much, eks. Okay. Muidu eelmine aasta oli ka täpselt see, et nagu oli see beach grind ja siis ma olin juba täiesti surnud sellest. Et ma mõtlen, et see aasta skipib beach grindi. No ma ei lähe Wiz Khalifat kuulama sinna tõesti nagu. Mis aastal ta üldse äge enam oli? Reaalselt. Okay. Ma tean nüüd ühte laulu, Black and Yellow. Ei, kas tema mitte ei teinud seda ühte laulu, mis kunagi oli Eurocupi see tunnuslugu Shakiraga või ei olnud tema või? Ma ei tea. No okei, ühesõnaga sinna me ei lähe, aga nagu Pärnus tahaks kindlasti jõuda, aga võib-olla tõesti mitte sellel ajal. Aga Island Soundile, vaata, ma olen väga skeptiline sellepärast, et ma ei ole telkija. Ma ei ole ka, mul ei juba paanika selle pärast. Aga mul tunneb nagu ükski naine ei ole telkija ja siis kui Anella ütles, et lähme sinna, siis ma mõtlesin, et holy shit, okei, võib-olla 1 öö ma elaksin üle, et ei ole hullu. Aga siis ütleb mulle, et see kestab 4 päeva. No me ei pea olema 4 päeva, aga lihtsalt ma mõtlen, et sa saad, samas me oleme mõlemad maalt, nii et me saame hakkama. Come on, ma olen olnud mingi 4 nädalat telkimas, on ju? Noh, mida sa üldse räägid siis? Nagu ma telgisin maga, ma tahan autos magada. See on nagu veits rohkem siuke indoor. aga reaalselt mul tekib nii palju küsimusi, et ma ei tea, kui palju osalejaid seal on, kui palju see nüüd mahub ja kui suur see ala on, what not, on, ma pole kunagi käinud, sest ma ei oska teile, aga kas sa tahad öelda, et kõik need inimesed, kes sinna lähevad, et nad, ma ei tea, telgivad ja kämpavad seal? Vist mitte, ma tean, et osad ikkagi leiavad endale mingi majutuse, aga need majutused on nagu, kuna ta on sellise... Seda on nii vähe ilmselt. Täpselt, ja kuna see koht on suhteliselt pisike, kus see festival toimub, siis seal lähedal ei ole nagu otseselt siukest nagu, ma ei tea, mingi kortermaju või saad aru küll, et seal ei ole nagu... Nii, et jalgrattaga peaksid sõitma. Taksosi ka võib-olla isegi taksoga, on ju. Takso ikka on seal? Ma arvan küll, Saaremaal on mingid kainekad või. Aga see on nagu siukene, et väga... Ma ei tea, kuidas selle... Nagu ta ei ole isegi joomafest, ei ole. Ta on siuke, et hommikuti on jooga seal, ja. Sulle täpselt. On või? Jaa, see ei ole üldse siuke, see käivad inimesed lastega. Jaa. Ma räägin, see ei ole üldse siuke experience. Eelmine aasta, kui me käisime Beach Grindil, siis seal oli ka... No seal ei olnud vanemad. Jaa, aga nagu see ei ole üldse siuke vibe. Beach Grind on lihtsalt mingi aines. No igal juhul, me üritame minna see aasta ja siis we'll report back. Jaa, kuidas Peppi telgis hakkab saada. Oota, ma tahtsin küsida, et kas selle kämperiga ei tohi tulla või, see vänniga? Kuule, ma ei tea, ma üritasin sealt nagu leheküljelt lugeda midagi, aga ma ei saanud mitte sittega aru, et öeldes, mis seal kirjas oli. Nagu ma ei saanud isegi sellest aru, et kuhu neid autod jäetakse. Seal lihtsalt nagu telkla pääse. Ma ei saanud aru täpselt, ma pean kellegelt uurima. Võib-olla autosid ei tohi olla seal alal, ja. Ei, ma ei tea, ma peame veits rohkem teginima sellesse ja küsima kellegelt, kes on reaalselt käinud, et kuidas seda... Või keegi, kui on käinud, et seda mitte kirjutada meile. Meile ja, et kuidas valmistada, meil on vaja preppida korralikult.
aga igastahes ma tahtsin rääkida ühest teemast, mis oli siin, ma ei tea, see oli vist paar nädalat tagasi või paar nädalat tagasi käis üks Eesti tüdruk USA väga suurel festivalil. See USA festival on nagu iga aasta, see on väga suur, TikTokis on ka nagu enamus influencerid käivad seal ja meilt siis Eestist ka üks bränd võttis ühe tüdruku kaasa ja lennutas tema ainsana siit. Ta ei saanud sõpra kaasa võtta või? Ei, see oli full brand trip, see oli tema üksi ja siis nagu teised nii-öelda influkad mujalt Baltikumidest ja nagu nii ma aru sain. Okei, et see bränd saatis nagu enda brändi saadikud. Bränd maksis kõik kinni, nagu see on muidu, kõik teavad, et see festival sul USAs on väga kallis. Palju selle tikk on? Ma tahaks saada 5 sotti või? Aga kaua see kestab? Seal on 2 nädalavahetust, nad teevad selle nagu, aga ta käis sellel esimesel nädalavahetusel, siis ongi ainult 3 päeva. Okay. Ega sa mõtled 5 sotti ainult pilet. Ja pluss, kui mõelda, et sa pead lendama USAsse piletid, sa pead ööbimise, sul on riided, kogu see prep enne festivali, mis tüdrukud teevad. Sellest me räägime ka kohe. Aga igastahes mina olin isiklikult väga disappointed. Ma ütlen ausalt, et ma kujutan ette lihtsalt ise ennast, kui ma, või ükskõik keda teist Eestist, et oleks läinud sinna, oleks nagu mingit üliägadat contenti teinud ja nagu tõesti nagu nautinud seda festivali täierinnal. Ma ei ütle, et ta ei nautinud. Kindlasti see oli väga äge experience, aga lihtsalt ma ei taha nõme olla, aga nagu lihtsalt ma oleks kujutan kedagi teist. Ja lihtsalt need outfitid olid ka not giving. Nagu lihtsalt nagu tšuke, ma ei tea, vanaline outfit, no. Ma ei tea samad riided, mis Pepil praegu seljas on. Ja jälle iga kord solvab mind, kui ma riided seljas on. Ei. Paljalt tuleb. Ei, aga kas sa saad aru... Liputan ennast patsiga lakki ja lennutan siin. Aga kas sa saad aru, mis ma mõtlen või? Kas sa läheksid nagu mingile festivalile selle bluusiga või? Ei lähe ju. Ma hakkan nutma. Aga kas sa läheks või? Ei ju. Mida sa täkid või? Ei, aga kas sa läheksid Sigatile niimoodi või? No okei, ma ei lähe selgelt. Aga vaata, mul on väga raske kommenteerida sellepärast, et ma ei teadnud mitte midagi sellest, et kes see läks, mis brändiga läks, milline ta välja nägi, mida ta tegi seal. Ma pärast näitan sulle. Et võt jah, mul on vaja analüüsida seda hiljem. Aga lihtsalt nagu mina oma sõbrannadega nagu analüüsisime seda, me olime lihtsalt nagu mida fuck'i. Nagu ma lihtsalt oleks kujutanud mingit Everpoomi seal nagu täiega lihtsalt hullu panema, see oleks nagu nii tema vibe olnud. Aga muidugi... Võib-olla on see ka vaata, kui sa lähed nagu üksinda. Mida iganes, saatke mind. ma läheks kas või üksinda. Sest see on nagu nii haige experience, ma kujutan ette. Ja ma kujutan, ei, see on kindlasti mega äge ja ma usun, et see truk oli nagu, on elu lõpuni tänulik, et sai sinna. Aga lihtsalt see, et ilmselgelt sa tahad ju kogeda nagu neid asju kellegi koos ja siis sa saad, ma ei tea, jagada seda ja saad, või ma saan aru, mis sa mõtled. Sa ei lähe ükside peole ka. Plus ma ei saa nagu charge'ida nii hullult teda, võib-olla ta sai reaalselt üks päev enne teada ja ta tõesti ei olnud midagi selga panna. Jaa, täpselt me ei tea. Aga siiski. Anyways, ma ei ole kes teab, see teab ja ma viin ennast hiljem kurssi, nii et me rohkem ei kommenteeri sellele teemal. Aga sellest preppimisest rääkides, siis mu arust, kuidas ma ütlen, tüdrukud peavad nagu seivima terve talveperiood, et nad saaksid suvel ennast preppida igale poole. Nagu minus enne suve prepp on lihtsalt nii räige, nagu enne juunit ma pean kõik asjad ära tegema. Mul on vaja käia kulmudes, ripsmõttes, juuksuris. No seda sa teed nii ju regulaarselt nagu aasta ringi. Kulmundas ma ei käi. Aga lihtsalt, no okei, võib-olla tõesti mõned nagu protseduuri, mida sa kogu aeg ei tee, aga nagu suveks sa teed, kas või näiteks pediküür. Ma rääksin just ühe oma sõbrannaga, et oh my god, et pediküürijad teenivad suvel sükast pappi, aga nad nagu teevad väga palju tööd ka. Aga ülejäänud aasta nagu... Ei, see ongi tegelikult üli nagu raske business selles mõttes. Kas või mingi teppis käimine? No, see kaob ka ära. No okei, no ma ütleks, et ma nagu teppis käin ikkagi regulaarselt ja graafikuga, aga just see nagu see pediküüri asi esiteks,
see on võrdlemisi kallis nagu protseduur ja see võtab sitaks, vaat mis mind räigelt närvi ajab, on see, et see võtab räigelt aega. Ma vist olen väga ammu kunagi käinud. See võtab 1,5 tundi kuni 2 tundi. Päriselt või? Ja see võtab nagu nii palju aega ja siis vaat, kuna see võtab nii palju aega, on ja, siis mulle nagu meeldiks seda hästi ära kasutada niimoodi, et et arvutis klubist ja eelmises töökohas ma panin ikka endale, ma ei tea, töö ajal selle pediküüri on ja siis teed tööd samal ajal seal ja lihtsalt palvetad, et see teenindaja, kes sul on või see, kes teeb see tehnik, et ta ei tahaks nagu juttu rääkida. Okay. aga mis mulle täiega meeldib ja mida ma hullult soovitan tüdrukutel teha või paarikest või whatever, aga minge nagu kahekesi pediküüri. Ülivähe on neid kohti, kus sa saad minna niimoodi nagu koos, et me istume kõrvuti. Ma olen enda sõbrannaga Katiga käinud ja me just hiljuti nüüd käisime ka, et saad, siis sa saad nagu sõbrannaga koos aega võtta, saad temaga rääkida juttu ja mis iganes on ju joota oma kohvi seal, aga samal ajal saad enda küüned valmis. Ja kus on siuke koht, kuhu saab 8 minna? Vaat neid kohti on mega vähe. Ja ma vist ei tea ühtegi. Ma võin soovitada, nagu mul on 3 salongi, kus saab teha. Ma praegu ei oska öelda neid, aga kedagi huvitab, siis võite kirjutada meile Instasse ja me saadame DM-i. Aga tõesti, neid on vähe ja mida ma ütlen, mida ma soovitan kontrollida üle, et kui te bookite endale aja koos ja küsite, et kas te saate nagu kaaslasega koos tulla, siis palun mainige, et te tahate olla ühes toas korraga kõrvuti toolides. Sest osad kohad on nagu eraldi toad. Et te tulete koos, on ju. Aga lähete eraldi. Aga te olete eraldi tubades eri korrustel. On juhtunud või? Jaa. Nii et ma ei tea, lihtsalt helistage sinna salongi üle või kirjutage broneeringusse juurde või kirjutage meil, mis iganes. Lihtsalt, et te lähete koha peale ja olete muidu lihtsalt disappointed, on ju. Yeah, true. Et jah, see on kindlasti nagu midagi, mida suvel ju kogu aeg teed, see pediküür. Ehk siis liitke üks ja teisega. Ja, aga minu just üldse see nagu kogu see suve, mida suvel läheb üldse nii palju rohkem raha. Nagu on ju tegelikult nii, et sa tahad palju rohkem käia, ilus ilm on, sa astud uksest välja -100 eurot. Easy. No tegelikult on. Okei, no ma ütleks, et talvel on suht sama, vaat suvel on nagu lihtne see, et sa saad õues olla. Et ma ei tea, me võime minna niisama jalutama on ja, no, seda küll, jah. Või kuskile kai äärde istuma on ja, aga jah, no ikka vaata, kui on ilusad ilmad, siis on mingi, okei, davai, lähme kuskile istume kohvikasse ja istume kohvikasse, istume terrassile, teeme mingid aperolid on ja. Et see on päris vets ja mis minu arust on suve alati see, et nagu suvi tuleb suht ootamatult, aga talv tuleb ka alati ootamatult on ja. Et meie aastaajad, millega ma olen õnnistatud, et ootamatult ja siis alati kuidagi on see mingi riiet paanika. Ära räägi. Et oh my god, mul eelmine aasta, et ma ei mäletanud, et ma viskasin näiteks suve lõpus oma plätud minema või et ma ei saa enam neid riideid kanda, kas need ei lähe mulle, need ei sobi mulle. Need lihtsalt moest väljas. Või mis iganes on ja, et see käpp või nagu see aeg, mis on nende aastaaegade vahel, kui ma kannan neid konkreetseid riideid, mul läheb kõik meelest ära, nagu praegu võib-olla, okei, no mitte nüüd enam on ja, aga näiteks, et märtsis ma võisin mõelda, et davai, et ma kindlasti vaatan endale uued saapad, et nüüd nagu hooaeg on läbi on ja siis need on allahinnatud, et ma vaatan endale saapad järgmiseks aastaks. Nii, ja siis? Aga ma ei teinud seda, mul oleks meelest ära, enam ei müüda talve asju. Ja nüüd ma kahetsen, sest ma pean sügisel ostma ikkagi täis hinna uued. No pole hullu, võid minu saapaid kanda. Et nagu ma mõtlen seda lihtsalt. Ma saan aru ja ei. Meil on siin nii halva, nagu kõikides Põhjamaariikides. Me peab olema lihtsalt eraldi budget nagu selle jaoks, me saaksime osta 2 aasta ajaks riideid endale. Ja see on küll jama tegelikult. Et see on väga hull. Aga ma ei tea, kas keegi on näinud. Minu arust, ma just eile Peppile rääkisin sellest, et minu arust on tekkinud nii haige trend, et inimesed panevad endale räigelt tisse nagu.
nagu kõigil on fake dissid. Ja Janella lihtsalt ütleb mulle mingi, et kuule, et räägiks sellest dissitrendist. Siis mõtlesin, mis asja, dissitrend, vaata. Aga see on. Aga kas sa ei ole tähele pannud või? Et on rohkem nagu võib-olla ma olen tähele pannud sellepärast, et mu sõbranna pani. Jaa, aga minu arust kõigil on. Nagu reaalselt kõigil. Nagu kes on vähegi nagu keegi natukene. Neil on dissid. Ja see on nii kuidagi, no jah, üldse on nagu meil see kogu plastikakirurgia ja kõik need süstid ja asjad on nii popiks saanud, et see ongi tegelikult hästi tavaline, et sul on nagu, ma ei tea, ma lähen homme panen dissid ja kõik on nagu, jaa, äge. Mitte mingi, oh my god, sa lähed opile. Et see on nagu lihtsalt nii tavaliseks saanud ja nüüd mul on see, et ma tahan ka. Nagu... see oligi see, et kui keegi tahab. Ma ütlesin Janellale, et see on nagu nii normaalne, et kõik ju nagu tahavad endale panna disse ja siis Janju ütles mulle, et tema ei taha ja siis ma ütlesin, vau, et see on nagu esimene tüdruk, kes niimoodi on öelnud. Ma ei tea, see ei ole minu jaoks varem tähtis olnud. Ma ei ole nagu seda otseselt niimoodi vaadanud, et mul oleks täiega vaja. Aga nüüd ma nagu mingi, aga äkki mul on vaja ja äkki nagu tõesti näeb kõik parem välja ja tegelikult näebki kõik parem välja, sest kõik mingid pluusid istuvad sul ilusamini seljas. Ja siis ma nagu, võib-olla lihtsalt ma nüüd hakanud selliseid riideid kandma vaata, millega see tuleb nagu rohkem välja ja ma panen seda tähele, et mul võib-olla võiks olla nagu ma ei tea. Tõesti, see oversized t-shirt tõmbab väga välja selle, et sa võiksid dissid. Jaa. Ei lihtsalt nagu... Aga mina ei ole märganud seda trendi niimoodi, aga... Sa ei vaata TikTok'i ka selles. Aga jah, võib-olla tõesti see on mu viga. See on see Alex Early efekt, mul on siuke tunne, tal on ka fake dissid. Ta pani ka mingi, vist, kui ta käis kolledžis nagu, ta pani endal kohe dissid, sest ta ütles, ta nii väga tahab ja nüüd ma nagu vaatan, ta saigi veid selle pärast kuulsaks. Nende disside pärast. Okay. Võib-olla ma saaks ka kuulsaks, kui ma peaks dissid. Kuulsaks siis. Jah. Suveplaanist edasi rääkides, siis augustis kusjuures mul ei ole väga midagi planeeritud. Aga ma kindlasti tahan minna sõbrannale külla, kes on Kopenhaagenis. Kas see läheb pulma ka või? Minust sa ütlesid, et sa käisid kleite proovimas. Okei. Ma käisin... Mina ja abiellu, aga ma käisin ja... Peep ja abiellu, you heard it here first. Ma käisin ja kleite proovimas, aga see pulm ei ole küll augustis, aga kusjuures ma rääkisin Janellaga sellest üks päev, et seda ma kuulsin siis raadiost on ja, et meil on 05, 2025 ja mingid siukest asja vaata, et ja siis seal raadios arutati selle üle, et kui, nagu, et let us know, kui paljud valivad enda pulmakuupäeva nagu selle nagu numbri kombinatsiooni järgi. Kas sa valiks või? Mind vist ei huvita. Mind ei huvitaks üldse. Mind ka huvita. Ma ei ole kunagi mõelnud selle peale. Ma ei ole ka mõelnud, aga seal ta tõesti nagu inimesed siis vastasid on ja ütlesidki, et et me abiellusime umbes 08, 2008 wow. Või et nüüd ma ei tea, 15, 2015 1 ja 5 me saame aru jah, nagu et see numbrite kombinatsioon on ülioluline ja kellegi veel oli niimoodi, et me kihlusime 01, 05, 2015 siis me abiellusime mingi siis 01, 06, 2016 ja siis et umbes, et ta nii väga üritas oma lapse ka nagu sünni niimoodi kuidagi ära täistada, aga et see läks paari päevaga mööda, et et kahjuks see on nagu võib-olla see on natuke too much juba nagu minu kontrolli alt väljas on ja aga lihtsalt ta ütleski, et muidu läheb meelest ära. Mis asi? Lapse sünd või? ei usu. Ma ei tea, nagu minu arust Google'i kalendrisse iga aasta tuletab meelde sulle. Ma näiteks kas või mõtlen seda, et mul on nagu enda väga hea sõbranna pulma kuupäev on meeles oma vanemate oma... Ma usun ka. Kuidagi siuke asi jääb ju meelde. Ma mõtlen ka. Et ma ei tea. Igal juhul, mis ma siis veel selle pulmaga meelde tuli, oli see, et üks mul sõbranna ja siis tema mees käisid... See oli nüüd siis juba vist
sügisel või suvel, mis iganes. Käisid pulmas, see oli veel kuskil, kui ma nüüd ei eksi, siis see oli kuskil Montenegros või? Eestlased. Ja selle pulma teema oli nude nagu paljas või? Ei, nagu nudevärv, ehk siis beež värv. Eesti keeles beež värv. Beež värv ja pärlid. Okei, mis need olid siis? Paljad pärlites või? Ma ei tea, reaalselt nagu see sõbranna oli lihtsalt naljakas ka veel, kuna... Mis ta selga pani? Kusjuures ma isegi ei tea, ta ei saadnud pilte minu arust kordagi. Ta oli paljalt. Sest me tegime selle üle nii palju nalja, et nagu what the frick, et kes valib siukse teema. No ikka on, kas on, ma ei tea, mingi värv on ju, ta ma ei tea, tulge kirsi punases on ju, või et ma ei tea, mingi pastellsed värvid või whatever on ju, nagu siuke asi ma saan aru, et tuleb nagu kutsega kaasa, et on mingi teema, aga et sa paned nagu nii konkreetse pärlid ja siis selle beeži, ma ei tea, ma pean nüüd kirjutama talle küsima, mis see kandis, aga me teeme siiamaani nalja selle üle, kuna see oli nii funny. See pulm, kuhu mina lähen, siis seal on pigem nagu vaba voli, et sa saad lihtsalt pastellised värvid valida. Valges. Reaalselt saad aru, ma mõtlen, et mida need inimesed, vaata, osad teevad need pulmavärvi, nagu et külalised oleks valges, üleni valges. Ma ei tea sükast asja. Keegi saab lõuga, kui ta minu pulmavärvast valges tuleb. Ma mõtlen nagu, et välja visatud. mis selle pruudi ja peigmehe peast toimub, kui sa teed nagu all white pulma? Võib-olla, kui ma nagu olen otsustanud ja võib-olla mu need pruutneitsid on valges, siis nad on. Mitte teised suvalised. Suvalised, nad on sulle kallid inimesed, keda sa pulma kutsud. Ja need kallid inimesed läheb vist ei lollid, et tuled valges või? Hallo? Okei, issand jumal, kunagi oli see mingi artikkel, hullud suur draama, et ma ei mäleta, kes see oli, kes riietas pulma mingis, ma ei tea, kollases värvis või lillas värvis ja siis oli mingi väga suur artikkel sellest, et issand jumal tuli pulma umbes siukses värvis või riietuses, mis iganes. Aga tegelikult see oli tähti tavaline mingi helekollane kleit. Oli vist jaa. Mäletad? Ja ma vist mäletan. Seal oli mingi mega haige kommentaar. Me lugesime selle kuskil episoodis ette. Ja vist Kets rääkis sellest. Ja Ketriin rääkis sellest. Kurat, ma ei mäleta ja mis seal oli. Me peame selle üles otsima. See oli nii naljakas. Aga... Kui keegi hakkab suvel abielluma, siis let us know, mis teie värvikombo on. Kas valges või pärlid ja beež. Räs ma ei kutaks see, mis ma paneksin, paned kirjas. Vaata, vahepeal olid mega populaarsed see, kus on pärlitega mingisugune need särgid või nagu topid. Ma ei tea, mis mehed peaksid panema. Igal juhul, mis ma tahtsin veel rääkida, mis mul augustis on, siis kes teab, siis paar nädalat tagasi tulid Draamateatri piletid müüki. Ja nagu ma olen väga suur teatris käija ja ma olen neid pileteid Rahamaale siis konkreetselt nagu nillin nagu aegade algusest on ja sest et see kohe tuli, siis sellest oli väga suur teema oli, et see on nagu nii hea, kõik peavad nägema seda, see on midagi erakordset. Kurat, kas see ei ole, mul siuke tunne, et see on liiga overhyped. Ei ole või? Aga tead, kõik inimesed, kellega ma olen rääkinud, nad ütlevad, see on hea. Nad ütlevad, et see on tõesti hea ja nagu sellised kultuursed aga inimesed, kes on näinud 3 sotti vääriliselt hea või? No toetajapilet on 150 €. No ma näen, et inimesed müüvad 150 neid praegu. Ja see on minu arust see on nagu väga näästi mida teha, sellepärast, et tol päeval, kui need piletid tulid müüki, siis oli 10 000 inimest oli järjekorras. Ja mul olid reaalselt need piletid nagu niimoodi, ma valisin istekohti juba, aga kuna see oli nii ülekoormatud see leht, siis see kogu aeg crashis ja siis lõpuks need piletid olid kõik välja müüdud. Aga mu emal kuidagi õnnestus saada 2 piletit
ma ei tea, tal kuidagi kogu aeg õnnestub saada neid, ta on mingi, ma ei tea, tal on mingi oma kurdi kompuuter kuskil, mis vurab mingid oma ruuter. aga jaa, et trehvas ja saab minna seda vaatama, aga su ema võtab sind kaasa või? Issand jumal, ma ei tea, ta ütles mulle, et ta sai piletid, ma loodan, et ta võtab mind kaasa, ma ei kujuta ette. Sa ei tea ju. Ma ei kujuta ette, ma pean ta käest üle küsima, aga lihtsalt nagu sellest räägiti, no tegelikult see on nagu nii haige, kujuta ette, sul maksavad need piletid 150 €, okei, sa olid odavamaid ka, ja ma tean, näiteks minu ema sai need 75 eurosed vist. Aga need 150 eurosed, ma ei tea, nagu see on nii kuidagi vastakaid tundeid tekitab sellepärast, et ol sa tead, mis ma veel teada sain või? No. Ma ütlen see vale. Et tegelikult, ma ei tea, kas sa oled kuulnud, et on olemas ka nagu teatri mingid tripid, mida erinevad nagu mingid need ekskursioonigrupid nagu korraldavad, et nemad tegelikult broneerivad päris suure osa piletitest ära. Et sellepärast oli ka võib-olla raskem saada, vaata. Et ei olnud, et üksikud inimesed ostavad, vaid on need suuremad firmad juba, mis on broneerinud nagu mingid kohad ära, vaata, ja siis jääbki teile veel vähem neid. Võib-olla küll, aga sellel Rahamaa etenduse veel konkreetselt ei saa osta grupipiletit, saad osta maksimaalselt 4 piletit. Või siis saad eraldi tellida etenduse. Ma tean, et üks ettevõte tellis enda töötajatele. No, kuna nad on väga suur ettevõte, neil ei ole rahaga probleeme ka, et siis nad tellisid ja nad tegelevad ka veel rahandusega, nii et nemad tellisid nagu endale erietenduse. Et seda on ka, aga mis ma tahtsin enne öelda on see, et kuidagi minu arust teater peaks olema justkui kättesaadav nagu kõigile on ja ma saan aru, et kes ees see mees, aga lihtsalt, et see pileti hind kuidagi nii hämmastas mind, et noh, tõesti, ma ei tea. Et kui ma mõtlen näiteks, kui mingid kontserdid, kus ma käinud olen, pole ka pidanud maksma 150 €. Reaalselt? No ma mõtlen näiteks, ma käisin Coldplay kontserdil, ma maksin seal, okei, no see oli Prantsusmaal, maksin seal 100 €. No, ma isiklikult, ilmselt kui ma oleksin jõudnud nagu sinna kohta, et ma oleks saanud pileti osta ja seal oleks olnud need 150 € piletid. See oleks 3 sotti droppinud seal olla või? Ma arvan, ma ei oleks ostnud seda. See on reaalselt, kes ta mingi... Ma ei usu. Never. Et kahjuks jah, aga tõesti, kui kellelegi vedas ja sai, siis... näete Peppi ka seal. Ja ma loodan, ma ei tea, kas ma tahan sinna. Aga mis üks see account Instagramis, ma praegu ei tule see nimi meelde, aga ta teeb vahest väga naljakaid meeme nagu Eestis uudistes toimuvast. Ja siis ta tegi sellest Rahamaast, tegi ka ja ütles, et ettepanek, et esiteks hakake seda Rahamaad tegema kuskil jalkastaadionil on ja et saaks kõik tahtjad saaksid vaatama tulla või laulukaare all on ja teine on see, et kuna iga jumala kord see pileti levimaailm, mis iganes see punkt on ja kus ta ostad neid piletid, see crashib. Et siis teeme niimoodi, et ainult kassast saab osta ja siis tuleb mingi heavy järjekord Pärnu maanteele. Et oli ka neid, kes lähevad sinna päris kassasse koha peale ja nemad said. Aga need, kes vaat see on hea, sest et eelmine kord, kui sügisel tuli piletimüüki, siis oli see, et need müüdi 2 minutiga ja kassast ei saanud ühtegi piletit müüdud. Ja siis ma arvasin, et nad ei suuda seal, nagu et neil ei ole oma süsteemi. No, võt. Aga nagu näha, improved. Igastahes Pepe läheb augustis teatrisse ja mina olen reisile. Jah, Janju läheb Amsterdami. Amsterdami jälle. Ma ei ole see aasta veel käinud. Siis ma pean sellega... See on nagu sul mingi kohustuslik reis iga aasta. No jaa, sest nagu... Muidu mul siuke tunne, et ma ei näe oma nagu sõpru nii kaua. Ja. Kui ma vähemalt 1 korra ei käi. Kui jääb juba 2 aastat vahele, siis tundub nagu ekstra imelik. Et siis sa lihtsalt ei näe oma vahel. Ikkagi, et nagu enamasti me suhtleme suht igapäevaselt või vähemalt kord nädalas, siis nagu tahad ikka kokku saada. Plus nagu mul on mõttekam sinna minna, kui neil siia tulla.
nii et. Sa oled väga ennast ohverdav. Olen, eks ole. Ja pluss praegu oli Air Balticul jälle mingi kuradi mega sale. Siis ma olin nagu okei, aitas ma. Faks on mingi skämm. See on räige skämm. Neil on iga 3 nädala tagant on neil on iga nädal. Ja, on see kirsimüük. Ja... Ei, seekord ei olnud kirsimüük. Mega sale. Mega sale või? Okei, võib-olla see, et nagu need cherrid enam ei toimi. Ma ei tea, igast sale. Ja siis ma olin nagu okei. Aga reaalselt need piletid olid ka odavamad. Ma vaatasin, sellepärast, et kui oli see cherry sale, siis ma vaatasin, et piletid olid 260, ma sain praegu 220-ga. 40 € võit. Ja ilmselt peab pärast siis pagasi eest maksma. Kusjuures? Ma ei võta pagasit. Kusjuures, kõik, kes plaanivad reisile minna suvel ja kes on minemas praegu, siis ma pean teid hoiatama, see pagasi kontrollimine nii äraantava kui käsipagasile on karmistunud. Ma ei tea, ei saanud aru küll. Ja kontrollige nagu üle kindlasti, sest et kõik lennufirmad on nüüd endale lisanud selle, et sa pead ostma kindlat tüüpi pileteid või siis nad on muutnud neid pagasi mõõtsmeid. Lihtsalt inimesed, ma arvan, et kui te reisite, siis lugege nagu. Tuleb kasuks, sest muidu need, ma tean, et need pagasid, mis lõpuks, kui sul see pagas on vist liiga suur, siis Ryanair vist võtab 70 € suht kindlalt ja lükkab siis sinna, ütleb, et sa pead ära andma. Siis ma tean, et 1 aasta mu sõbrannal juhtus sest, et ta arvas, et ta ostis pileti, kus oli käsipagas sees, aga tuli välja, et tal ei olnud seda ja ta tuli juba selle käsipagasiga nagu sinna, siis kui sa hakkad boardima ja siis ta pidi maksma 70 €. Aga see on ainuke kord, kus ma olen näinud, et keegi olen pidanud plekkima. Ja also ma ei saa sellest aru ka, et lennujaamast on need uued masinad ja neid ei saa lihtsalt kasutada selles võtmes, nagu neid peaks kasutama. See on räige skämm. Ma ei tea, miks see tehti. Ma ei tea, mis uued masinad. Vaata need, et kui sa tuled sealt security'st läbi, et siis sul ei ole vaja enam pakkida neid kuradi liquid nagu sellesse kotti. Aga siis nagu tulid need uued masinad, et tavai, et saate kõik kohvrisse jätta ja lihtsalt tuleb läbi, aga nüüd need jälle tühistati ära, sest et igal pool ei ole sama asi. Ma ei tea, Euroopa Liidu mingid reeglid. Vist lõpetame nii kurval noodil. Kõik raha võetakse teilt ära. Sa ei ütle rohkem midagi või? Ei, mul on rohkem midagi öelda. Ciao! Ciao!